Hea. Christopher Petermann, kus sa oled? Tuleksid sa ette? Tšau, sa oled siin. Ära rohkem, ma tean, see kidra nagu kaela panemine võtab alati 5 minutit aega, et las ta olla. Aga kui keegi saab ristitud kogudus, siis me alati tahame ka õnnistada sind ja tahame tänada sind selle väikse kingitusega. Aga ma kutsun Meego ka siia ja Meego rääkis, mida tähendab ristimine, mida tähendab igavikuliselt ja mida see tähendab piibelikult ristimine. Aga lisaks kõigele sellele, kui inimene saab ristitud, siis ta ei saa kuskil õhku ristitud umbmääraselt, vaid ta saab ka nagu mingisse konkreetsesse kogudusse ristitud. Ja ma saan aru, et sinu tulevik on Koldne kogudus. Jah. Sinu usutunnistuse alusel ma nimetan või panen su liikmete nimekirja homme hommikul. Aga nüüd me tahame palvetada sinu eest ja õnnistada ja tähistada koos selle palve kaudu seda elu. Jeesus, sina oled see, kes päästab inimesi selles elus ja igaveseks eluks ja me täname, et Christopher on päästetud. Sinu tõotus, mida meenutsime enne ristimist, ütleb, et kes usub ja on ristitud, see päästetakse ja see pääste kuulub Christopherile. Issand, me küsime vahel, mida see tähendab, millest sa meid päästad, aga ma tänan, et sa päästad meid sellisest elust, kus me oleme iseenda külge kinni jäänud. Kus me oleme kinni jäänud oma pattude, oma eksituste, oma vigade ja puuduste külge. Ja me ei suuda sealt ise lahti rabelda, me vajame, et keegi sirutaks meile käe. Keegi tõmbaks meid välja sellest ja sina oled see. Kui me vaid usume, siis issand, sa päästad. Ja ma tänan, et Christopher on märk sellest, tunnistus sellest. Ja ta on julgustuseks täna meile siin bändis ka täpselt samamoodi, kuidas ta loob muusikat, kuidas ta mängib, kuidas ta tunnistab sellest, kes sina oled tema elus. Ja issand, kui ta nüüd on liitumas Koldne kogudusega ametlikult, et ta nimi saab meie nimekirja, siis Jumal, liida sina teda ka oma püha vaimu läbi oma koguduse ihusse. Meie ei saa seda üleilmset, seda igavest teha. Me saame ainult inimlikult tõsta oma käed, sirutada oma südame, issand öelda oma palve. Aga sina saad oma püha vaimu läbi vajutada sellesse ihusse, mis on igavesti sinu oma. Issand, tee seda. Täidetada oma püha vaimuga, issand, praegusel hetkel. Luba, et ta võiks pealaest jalatallani olla sinuga täidetud, issand, et sinu kohalolu, sinu suurus kõrguks tema elu üle. Ja issand, muuda see elu õnnistuseks. Ta perele, issand, tema enda eluloole. Ja Jumal, kõik, mis on ees, et see oleks otse kui tõepoolest sinuga koos käidud teekond. Ja varustatud oma andidega. Issand, sa oled teda juba varustanud erinevate andidega, aga Jumal, ma usun, et sa võid veel esile tuua. Ja luba, et kõik see, mis on ees, issand, see austaks sinu nime, sa kuulutaks sinu suurust ja tooks inimesi veel sinu juurde. Ja Jumal, mida mina ei oska paluda, mida ainult sina võid teada ja teha. Tee seda ka. Issand, nüüd me palume nende sõnadega ka ühes koos, mida sina õpetsid. Me palume seda õnnistuseks Christopherile. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peal, olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale su üle ja andku sulle oma rahu. Isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen. Aga tere tulemast Koldne koguduse perekonda ka. Ja võime aplausiga ja homme on veel üks põhjus Christopheri õnnistada, aga miks seda kuuleme homme. Aga nüüd. Amen, amen. Ükski vägi ei suuda meid isa. Ja, minu nimi on Christopher, nagu temagi. Tulevad nooremad Christopherid peale ja siis vanemad Christopherid, kes ei ole nii vanad tegelikult, hakkavad vaikselt taanduma. See on nali. Tegelikult, ma tulen Tartust ja olen Koldne koguduses täitsa ka mõned aastad käinud ja täna olen juba päris mõned aastad õnnelikus abielus. Mul on üks laps, Merlin on minu abikaasa. Ja võib-olla laps on põhjus, miks ma
täna koguduses nagu liiga palju ei tee, aga Jumal on näidanud, et igal asjal on siin elus oma selline aeg ja elu koosneb etappidest. Aga ma olen juba 3. aastat töötamas õpetajana ja ma töötan haridusliku erivajadusega lastega Tartus. See on selline tore kool, kus on väiksed klassid, kus ongi 4-6 last klassis, mõnes klassis on 8 ja siis õpetaja tegeleb nendega. Aga kuna elu ongi tihe ja paljuks aega pole, siis hästi palju minu sellist aega kulubki just kolleegidega koos veetmiseks ja mul on seal koolis, ma ei tea, palju teil kunagi koolis õpetajaid töötas, siis aga seal koolis on umbes 140 õpetajat, et inimesi on palju kogu aeg mu ümber, igasuguseid sõprusringkondasid tekib seal ja üsna palju nagu minu ajast kulubki sinna, et ma olen nendega koos ja tahes tahtmata nagu kristlasena ma tahan ka neile nagu valguseks olla. Ja võib-olla minu selline tunnistus seisnebki täna selles, et tahaks rääkida, kus maal need asjad siis on ja kuidas ma seal siis toimetan nagu. Ja kui ma mõtlesin selle peale, nagu mida siin jagada, siis ma arvan, ma tahaks jagada, põhisõnum on nagu püsivus. Et tihti meil inimestena nagu väsib ära see jaks nagu, et miks ma räägin talle oma elust, ma olen avatud oma eluga, aga miks midagi nagu ei juhtu. Ja ma mõtlesin, ma murran selle püsivuse nagu 3 asjaks, ma siin paar märksõna ka, et esiteks püsivus palves, püsivus kohalolus ja püsivus siis eeskujus. Ja ma olen näinud, et 2 asja nagu kombineerituna, palve ja kohalolu, et ma olen võtnud nagu südame asjaks palvetada enda kolleegide eest iga päev. Ma olen pannud endale äratuskellad nagu teatud hetkedeks päevas nagu ja kus tulebki, et palve kolleegide eest ja õnneks ükski kolleeg pole näinud seda nagu. Aga tõsiasi on see, et iga asi, mis piisavalt kaua lihtsalt eksisteerib elus, muutub lõpuks nagu tapeedi moodi asjaks, et see lihtsalt nagu, sa ei pane tähele enam ja vahel ma swipe'in seda äratuskella lihtsalt niimoodi, hakkab käima mingi asi, äratuskell, panen kinni nagu. Ja üsna tihti ma avastan võpatusega, see on ju palve kolleegide eest, need on inimesed, keda ma iga päev näen, annan tunni ära, vahetunnis tuleme õpetajate tuppa kokku, räägime jälle nagu iga päev, need on üsna kalliks saanud inimesed mulle ja see ehmatus tulebki sellest, et need kallid inimesed, kes on küll kaugel Jeesusest, keda ma väga sooviks, et nad nagu kohtuksid Jeesusega ühel päeval, et ma unustan nagu palvetada nende eest ja ma unustan nad nagu Jumala, ütleme, palve altarile tuua ja ma unustan selle palve käigus, kui ma ei palveta, ma unustan ka iseennast nagu programmeerida ja võib-olla see on nagu üks osa minu sellisest tunnistusest, et ma proovin olla püsiv palves. Ja teine asi, mis ma tahaks jagada selles püsivuses, on kohalolu. Et ma olen üritanud käia nende igasugustel istumistel, asjadel, mis nad korraldavad ja tihti need on nagu mingi alkoholi tarbimisega seotud, kuskil nagu teevad midagi. Ja vahepeal Merlin isegi algusjärgus ütles, et mida sa jälle lähed sinna, et ole kodus minuga, nagu, et teeme midagi toredat. Aga ajapikku on need inimesed ka Merlini südamesse pugenud ja me oleme nagu saanud paljudel üritustel koos käia ja nagu Merlin on ka õppinud tundma. Et mõnedel minu piiriilidel on mingisugused vana Tallinna pudelid ja gin long drinkid ja siis võib-olla et mina seal ei joo. Mina selgitan, miks ma ei joo nagu. See on hästi suur põnevus neil alati, kuidas nagu, miks sa ei joo. Ja siis ma jälle seletan, et seal on nagu usulised aspektid ja mitteusulised aspektid ja siis nagu hästi põnev inimestel kuulata seda. Ja ma arvan, ja kolmandaks ma tooks välja sellise püsiva eeskuju, et minu elu, ma ei saa nagu neile otseselt öelda, et oi, sina, Jeesus armastab sind, võta nüüd Jeesus enda ellu vastu. Aga ma saan olla seal nendes kohtades, kuhu mind kutsutakse ja ma saan nende eest palvetada ja kuidagi sellest palvekambrist ma saan selle jõu,
et seal, kus ma olen, nendes usukaugetes kohtades, ollagi valguseks ja eristuda ja kohati on seal nagu sellist diskrimineerimist ja niimoodi, et nagu sellist kummalist viltu vaatamist. Aga et palvekambrist tuleb see jõud ja kui ma olen seal, siis ma näen, et vau, sellel on mõte nagu ja see viib mind tagasi palvekambrisse. Et need on nagu sellised nagu hea pendeldus, et palvekamber annab mulle jõu minna ja kui ma tulen, siis mul on motivatsioon jälle palvetada. Et võib-olla mõned sellised nagu momendid ka, et aastate jooksul või mõne aasta jooksul on nagu igasugused asju juhtunud, aga üks õhtu oli selline, kus meil oli mingi lauamängu õhtu ja siis ma võtsin nalja pärast kaasa ühel mingil laadapäeval ma ostsin naabrite käest suht odava hinnaga küsimuste kaardid, mingi tüdrukute õhtu 18+ nagu, mingi eriti kanged küsimused ja siis mõtlesin, et no nalja pärast 2 eurot või 1,50 või et miks mitte lahedalt nagu, et mul on need küsimused olemas siis. Ja siis ma võtsin need küsimused pulli pärast seal lahti nagu, et mängime seda, et vastame küsimustele. Ja siis seal tuli seal täpselt minu hetkeks nagu tuli selline küsimus, või ülesanne, et ütle igale inimesele seltskonnast midagi, nagu mis on nende tugevus või mis sa näed. Ja mõtlesin, et vau, et seal oli enne umbes küsimused, et kellega sa oled umbes petnud oma elukaasast või siis me nagu skippisime neid küsimusi, aga minule tuli täpselt selline küsimus ja mõtlesin, minu seest käis nagu kohe jõnks läbi. Vau, okei, jumal, siin on nagu võimalus nagu, muidu on sikene nalja tegemine ja ütleme siirusest jääb ikkagi üldjoontes puudu erinevates keskkondades. Ja ma nagu täiesti mingi adreka laks käis läbi, nüüd on võimalus, jumal, palvetsen enda sees kiiresti, nüüd on võimalus öelda inimestele midagi, mis nagu tähendab midagi. Siis ma leiutasin ja siis tuli ühe tüübi kord, üks meesõpetaja meie koolist ja siis mõtlesin nagu, mida ma ütlen nagu, et see on nagu võimalus, et ma üritan eeskätt nagu meestega rääkida, kuna nagu mehed on sellised jändrikumad üldiselt nagu muutuma ja või vastu võtma lihtsalt mingid uut asja, et hästi äge, nüüd ma võtan selle enda ellu ja nagu teen sellega midagi. Siis mõtlesin, siis ma ütlesingi talle umbes niimoodi, et sa oled üliäge vend, sa oled siuke kõva vend, aga ma tean, et enda sees oled sa üks pehme inimene. Ja siis ta oli mingi, et ühel päeval, kui sa saad pereisaks, siis sa oled ülihea pereisa. Ja nagu, ma ise käisin aru, miks ma peaks sellist asjadele ütlema nagu, et ja siis nagu ma murdosa sekundis mõtlesin, et mis see siis nüüd oli. Aga see tüüp vaatas mulle otsa sellise näoga nagu, et ma oleks nagu mingi ilmutuse talle öelnud. Et ruumis kuidagi nagu see siirus läks nagu sellise intensiivsusega käima, et võid noaga lõigatavad. Ja siis mõtlesingi, et vau, mulle nagu sai täiega selgeks see, et tõepoolest ma ei pea nagu kogu aeg seda evangeeliumi teraviku nagu proovima rammida sisse kuskile nagu, et Jeesus, vaid me oleme kutsutud ka selliste täiesti teistsuguste tegude tegemiseks. Ja ma olin sel hetkel tõesti nagu palvemeelsuses ka ja ma tunnen, et see sõnum oli Jumalalt. Ja see tüüp nagu pärast seda kuidagi suhtles minuga teistmoodi, ta kuidagi nagu suhtus minusse teistmoodi. Et mulle tundus, et ta vajaski seda kuulda nagu. Et ta on üliäge vend, tal on palju sõpru ja ta võib igalt poolt igast julgustust saada, aga nagu sel hetkel see tundus nagu üliõige asi. Ja see ei ole mingi ultravaimulik asi, aga see oli mingi teistmoodi asi. Ja ma tunnengi, et me oleme kutsutud, mina olen kutsutud teistmoodi tegusid tegema ja ma usun, et me kõik oleme kutsutud teistmoodi tegusid tegema. Et siis seal üks vend, kes kui ta ühe õlle võtab, siis ta räägib mulle, kui äge see on, et ma usun ja ta tahaks ka tegelikult uskuda ja et see on nii vahva ja ta nagu täiega austab ja respektib seda kõike. Ja siis mõtlen, et vau, et see ei olegi mõttetu nagu, mida ma seal teen, sellepärast, et ma olen 3 aastat seal töötanud, aga väga palju pole juhtunud. Aga mingid väikesed, see on nagu, ma usun, see on nagu purgis, moosipurgis, nagu mingi hallitus kasvab heas mõttes. Et sa ei näe, mis seal all, nagu sa teed lahti, plaks, sa vaatad kõik täis nagu. Et ma ei tea, ma nagu julgustaks selle jutuga teid ka, et tunnete justkui nagu
saete võinoaga mingit metalltoru nagu, et noh, et see ei lähe, see lihtsalt ei sae läbi nagu, siis küll ta saeb, et minge palvekambrist nendesse paikadesse, kus need inimesed on, olge seal kohal ja ma usun, et sealt tuleb julgustus minna uuesti palvekambrisse ja nende eest palvetada. Ja tegelikult Valtrik jagas tegelikult oma jutluses ka ülihead pilti sellest lennujaamast. Ta ütles, et me oleme nagu lennujaamad ja ma isegi laiendaks seda. Ma ütleks, et me oleme, igaüks olemegi lennujaamad ja meie elu on täis igasuguseid uksi. Ja küsimus on, et kui inimene tuleb meie ellu, siis millise ukse poole me nagu hakkame teda suunama, et seal elus on tegelikult üks uks nimega Jeesus, kes ütlebki, et ma olen uks. Mulle räigelt meeldis see kujund ja nagu ma tahan, et see lihtsalt nagu ma tahan seda nagu põrgatada veel, et see kauem kestaks, et mina plaanin seda küll nagu oma elus nagu kasutama hakata seda kuvandit või seda kujundit. Aga jah, palvekambrist nendesse paikadesse ja tagasi. Tänu Jumalale. Aitäh! Minu nimi on Maria ja ma olen siin 3D kogudus olnud, no ikka üpriski vähe, nii et ma olen niisugune väga värske veri. Et kuna see teema on, meil on ju avatud uksed, siis ma tahaks rääkida 2 asjast. Ma tahaks rääkida kõigepealt sellest, et kuidas ma tulin kogudusse ja ma reaalselt tundsin seda loosungit, mis teil paljudel selja peal praegu kirjas on, et tule nagu oled. Ja teine pool, millest ma rääkida tahan, on see, et kuidas võib-olla kuidas ma ise olen tundnud, et ma olen saanud olla avatud nagu just selles mõttes, et ma räägin pealt näha täiesti võõrastele inimestele, et ma olen kristlane ja kuidas see mind edasi viinud on. Aga tuleme siis pool aastat tagasi, jaanuari algusesse, kus ma siis läksin esimest korda kogudusse ja oli veits siuke võib-olla stereotüüp siukest kristlasest, et nüüd lähme kirikusse, istume kuskil, kõik on ülitõsised, mitte midagi teha ei tohi. Aga läksin siis kogukonda, mis oli siis Siimu ja Tuuli juures ja siis mis pilt mulle vastu vaatas, oli see, et siuke kamp noori istus diivani peal, sõi tortillakrõpse ja guacamolet. Ja ma olin nagu, et jah. Ja siis veel keegi tegi nalja, et kuule, et kui sa ilmselt ütlesid kellelegi, et sa lähed kogukonda, et siis nad ei eeldanud nagu mingeid noori kuskil, mingit krõpsu söömas. Ma ütlesin, et ega ma ise ka ei eeldanud. Aga tõesti, ma läksin sinna ja ma pole elu sees, ja ka pärast tagasi tulles kogudusse, ka nüüd koos käima, pole elu sees tundnud sellist keskkonda, kus tõesti kõiki huvitab. Et see ei ole lihtsalt jutu jätkuks küsitud, et kuidas sul läheb või kuidas sul see asi läheb, et kui sa oled juba pikemalt koguduses käinud, et siis oled juba ka rohkem elusi jaganud ja siis tulevad ka inimesed küsivad, tulevad järgmine nädal küsivad, et kuidas see läks. Ja see kõik on tõesti nii siiras. Ja tõesti, mul oli ka endal natukene selline tunne, et kas ma olen ikka piisav, et tulla, et kas ma olen olnud piisavalt hea inimene, et ma võiks nagu koguduses käia, kas minu praegune, ütleme siis poole aasta tagune kuidagi seisund on nagu nii-öelda normaalne, et minna kristlikusse kogudusse. Aga ma sain väga kiire vastuse sealt kogukonnast ja see oli, et jah, oled küll, et tõesti, et tule nagu oled ükskõik, mis sa elus kogenud olen, ükskõik tõesti, mis raskusi sa oled ületanud või mis nagu patte sa oled elus varem teinud enne Jumala tundma õppimist, siis sa oled väärt seda ja sa oled, kõik me oleme väärt Jumala armastust ja tõesti tule nagu oled ja tõesti, enne kui ma kogukonda läksin, ma veel kuskilt sealt 3D kodulehelt veel lugesin, kas ta tule nagu oled ja siis läksin sinna kogukonda, siis ma olin nagu, ma lugesin, et tule nagu oled ja see käib päris hästi siin, nii et tõesti hästi valitud loosung, kes iganes seda ka ei teinud. Aga siis ma natuke räägiks ka sellest, et kuidas Jumal ka ainult isegi poole aastaga suudab inimese elu, ütleme 180 kraadi või isegi 360 kraadi ümber pöörata kõige paremas mõttes. Et aasta alguses, ma lõpetasin gümnaasiumi, aga aasta alguses ma olin täiesti veendunud, et ma seda ei tee.
sest et ma olin endaga vaimselt nii läbi, et ja mu ema ka ei uskunud seda, et ma seda teen, et ta juba niimoodi enam-vähem otsis mulle õhtukooli, aga tuleme nüüd juunikuusse. Ma lõpetasin gümnaasiumi kuldmedaliga ja alguses ütleme, oli siuke, ma olen seda enne ka rääkinud, aga et kui ma hakkasin koguduses käima, tekkis mu ellu nagu mingi uus teema, mille kallal mõelda, mis hakkas nagu vaikselt minu pead täitma. Et peale seda esimest kogudust pühapäeva õhtul ma läksin kohe, ostsin piibli endale, sest mõtlesin, et kuulge, ma tahan ka seda lugeda. Ja siis loedki ja mõtled ja kõik muu nagu on suht nagu teisejärguline vaikselt, et lihtsalt see Jumala sõna lugemine, nagu see hakkas nagu nii palju minu siis nagu neid päevaosi täitma, mis muidu võib-olla kulusid mingisugune muretsemisele või ärevusele, midagi sellist. Ja niimoodi siis ütleme vaikselt niimoodi usus kasvades ja kogukonnas käies ma siis läksin siis läbi selle kooli poolaasta ja siin on siuke huvitav, et ma ei käinud nii-öelda tavalises gümnaasiumis, ma käisin rahvusvahelise õppekava gümnaasiumis, kus mul oli 12. klassi lõpus 15 eksamit 2 nädala jooksul. Ja siis sellel hetkel juba osad mu klassi teadsid, et ma olin natuke rääkinud sellest, et ma olen kristlane ja niimoodi. Ja siis sellel viimasel, ütleme 5 minutit enne eksamile minekut, kus kõik veel viimaseid sekundeid kuskilt lugesid valemeid, üritasid midagi meelde jätta, siis mina rahulikult istusin seal ja lugesin oma piiblit. Ja siis nad olid nagu, et Maria, et kas sa oled natuke lolliks läinud, et kas sa ei taha nagu korrata enne põhimõtteliselt nagu kõige tähtsam tekst. Ma ütlesin, ei, et ma olen kodus oma töö teinud ja ma annan selle täielikult Jumala kätte. Ja esimene päev, peale esimest eksamit neil oli veits siuke, et see on veits imelik. Aga järgmine päev, kui ma läksin tagasi ja ma tegin täpselt sama asja, siis mu üks klassiõde küsis, et kuule, et aga kas sa ei taha nagu minu ees ka palvetada, kas sa ei taha meie kõigi ees palvetada või? Ja siis ma ütlesin, et kui te soovite, siis ma võin väga hea meelega palvetan kõigi teie eest. Ja siis see saigi mõnes mõttes selliseks traditsiooniks, et enne igat eksamit, mis meil oli, ma tegin ühe palve meie kõigi eest ja lugesin mingit kirja kohta. Ja tänaseks hetkeks ma saan öelda, et kõik need tüdrukud, kes seal oli, umbes 5-6 tükki, lõpetasid kooli nagu üliheade tulemustega ja said kõik oma valitud ülikoolidesse sisse. Nii et Jumal on vägev. Ja veel oli ka selline huvitav seik, et kus nagu tõesti ma sain palve vastus, ma vist pole kunagi nii kiiret palve vastust saanud, aga istusime siis ühes tunnis ja siis mu klassiõde tegi oma uurimustööd ja tal oli mingisugune matemaatiline probleem seal ja ta ei leidnud üles seda viga, et tal oli kõik valmis, aga tal oli kuskil mingi viga, mis tegi seda valesti, ta oli seda juba päevi otsinud. Ja siis ma nagu kõrvalt vaatasin, et mis sa teed, siis ta ütles, et ma ei leia seda üles. Ja siis ma küsisin, et aga kas sa tahad, et kas see on okei, et kui ma palvetan su eest, et sa leiaksid selle üles. Ja siis ta oli veits, võttis ta naljaga, et miks mitte, on ju. Ja siis ma keset tundi, kui teised tegid mingit bioloogia tundi, mina palvetasin tema eest, et ta leiaks oma vea üles. Ja 5 minutit hiljem siis ta leidis oma vea üles ja sai oma uurimustöö tehtud. Nii et tõesti, Jumal on nagu tohutult vägev. Ja ma tõesti ütlen, et nagu siin on inimesed käinud rääkimas, kes on kogudustes käinud nagu mitmeid kordi rohkem, mitu aega rohkem kui mina. Aga tõesti, Jumal teeb imesi ka väga lühikese ajaga, aga kui sa usud, siis on tõesti kõik võimalik. Ja ma olen 20 praegu ja kui ma olin 10-aastane, siis minu unistus oli sel hetkel, et ma tahan saada arstiks. Ja vahepeal tundus see teekond sinnani tohutu keeruline, et ma kordasin ühte gümnaasiumi aastat ja siis 12. klassi lõpp ja siis veel nad muutsid oma arstiteaduskonna sisseastumis seda protokolli ja siis kõik tundus, et nagu kõik nagu lendas vastu taevast. Aga täna ma saan öelda, et 2. septembril ma alustan arstiteaduskonnas õpinguid. Nii et see on... Vahepeal ma küsisin tõesti, Jumal, et kas
kas ma ikka pean minema seda teed, et mul on nii kaua see unistus olnud ja kasvades üles arsti kõrval, ma olen seda terve elu tahtnud ja ma tean, et ma tahan seda, aga kui see tundub kõik nii võimatu, kas ma ikka pean? Aga Jumal vastas mulle, ütles, et jah, Maria, pead küll. Et see on see, et nagu mida sina tegema pead. Ja ma tahan teile lihtsalt kõigile öelda ka seda, et kui te olete sellises vapustavas kohas nagu praegu, sellises ülimõnusas, ütleme, vaibis, kõik on nagu, ütleme, suht ideaalne. Et ka siis võib hingemaelane teie kallale tulla ja lihtsalt pange talle vastu, sest et Jumal on nii vägev. Ja ta tõesti, ta võidab kõik võitlused ja ta ei anna meile mitte kunagi rohkem kanda, kui me ise jaksame. Ja et me lihtsalt oleks ka nendel rasketel hetkedel oma usus tugevad ja tuleksime nendest sügavatest aukudest välja, sest et Jumal on meiega ja ta armastab meid kõiki. Aitäh! Jumal on tõesti võimas. Võime tõusta. Saame ülistada seda võimsat Jumalat ja see, nii eriline on kuulda tegelikult neid tunnistusi sellest, mis Jumal on teinud ja tegemas. See tähendab seda, et Jumal elab. Et see ei ole lihtsalt mingi lugu, mis oli kunagi ammu, vaid et Jumal päriselt elab. Ja tihti me tegelikult oma elus ka unustame ära need asjad, mida Jumal on teinud või mida ta praegu on tegemas. Ja see on tegelikult see, mis hingemaelane on ju tahab, et me unustaksime ära. Nii et eriline on kuulda teiste lugusid ja samas see paneb ka võib-olla mõtlema selle peale, et okei, aga mis Jumal on minu elus viimasel ajal teinud. Nii et mõelge selle peale. Ja üks asi veel. Seal tagapool on inimesed, kellel on kaelakaardid. Minge julgelt nende juurde nii-öelda palvetama. Nad tahavad palvetada teie eest või lihtsalt, kui teil on mingisuguseid küsimusi või mingisuguseid teemasid, siis lihtsalt minge ja terve tänase õhtu jooksul on see siis võimalik. Nii et kasutage võimalust ja ülistame Jumalat. Sest ma tean, et elad sa su tahtele enda listan ja mu hing sind ülistab. Jeesus, mu kuningas. Kui sa surid mu eest, kuid siis ärkasid taas ja nüüd elada saab mu sees. Mu käed võta, õpeta teenima sind, astun välja, sest igatsen su suurust Jumal, sinus julgena tunda end saan. Ma olen muudetud. Ma olen muudetud. Ja ma olen muudetud, sest ma tean, et elad
muudetud. Ma olen muudetud. Ja ma olen muudetud, sest ma tean, et elad sa su tahtele enda listan ja mu hing sind ülistab, Jeesust, mu kuningas, mu kuningas. Tuli lange ja südameid. Tuli lange ja südameid. Kui sind otsin, 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 tuli lange ja südameid. Mul ilmuta, mis on su soov, mis on su tahe. Mul ilmuta, mis on su soov, mis on su tahe. Ja kui sind otsin, tuli lange ja südameid. Ja kui sind otsin, tuli lange ja südameid. Amen. Te võite istuda. Mina olen Maria ja ma räägin teile täna FOMO-st ehk siis fear of missing out ehk siis nagu see hirm, et sa jääd millestki ilma ja seda just Jumala kontekstis ehk siis FOMO nagu, et sa jääd Jumalast või Jumala liikumisest ilma. Ja mina kogesin seda hiljuti niimoodi, et mul on abikaasa ja meil on väike beebi. Ja enne, kui me saime lapse, siis me olime mõlemad väga aktiivsed koguduses, ehk siis enamus õhtud nädalast me veetsime koguduses ja käisime kõikidel kristlikel üritustel ja üldse nii lihtne oli võtta nagu segamatult kahekesi aega Jumalaga. Aga kui sündis laps, siis mingid asjad paratamatult natukene muutuvad. Ja
ja mul tekkiski just nagu selline FOMO, et ma tean, et Jumal saab mind puudutada, kui ma ükskõik, kus ma olen, isegi kui ma vahetan mähkmeid, Jumal saab mind puudutada, aga mul tekkis just sihuke nagu Jumala liikumisest ilma jäämise hirm või nagu sellisest puudutusest, et kui Jumal puudutab niimoodi, et inimesed tulevad kokku, et tema rahvas saab kokku ja vot sellest ma kartsin, et ma jään ilma. Ja siis hiljuti oli just PP festival, kus siis toimus on ju PP festival ja Baptisti liidu konverents ja need olid natukene erinevates kohtades, kes seal olid siis, et natuke pidi kõndima. Ja siis mul seal tekkis nagu selline FOMO ja siis ma solgutasin enda abikaasat ja enda last sealt ühe vahelt ja teise vahelt nagu kartes, et Jumal äkki teeb sellest teises kohas nagu midagi, millest mina jään nüüd ilma. Ja siis lõpuks ma sain tegelikult aru, et see nagu tõi esile nii palju ärevust ja hirmu ja pingeid ka nagu minu abikaasa vahel siis ka, et siin edasi-tagasi nagu kõndisime. Kuni lõpuks ma otsustasime ära, et jääme lihtsalt siia ja võtame vastu seda, mis Jumal annab selles kohas. Ja mis oli väga huvitav, oligi see, et Jumal siis täpselt saatis Valtriku meie eest palvetama ja puudutas meid selles kohas, kus me olime. Ja nüüd minu FOMO siis oli seotud nagu sellega, et ma sain lapsevanemaks, aga tegelikult Jumalaga seotud FOMO võib olla ka see, et sa näed, et keegi kogeb Jumalat nii, nagu sina ei koge või sa ei saa minna kuskile, kus sa tead, et võib-olla Jumal liigub, aga sa tõesti ei saa sinna minna. Aga minu julgustus olekski see, et kui sa oled seal kohas, kus sa oled parasjagu ja sa oled selles kohas avatud südamega, siis Jumal saab sind täpselt selles kohas puudutada. Ja kui meie hoolitseme sellest, mis Jumal on meile juba andnud, nagu minu abikaasa siis Hans ütles ka ülihästi, et Jessel ei ole rohkem vanemaid kui meie. Ehk siis meie peame olema tema vanemad ja me ei saa seda jätta unarusse, sellepärast, et meil on nagu FOMO, sellepärast, et me jääme Jumala liikumisest ilma, on ju. Ja siis tuli järgmine suvelaager, kus samamoodi natukene läksin väikse FOMOga, aga lootsin, et ikka see, kui ma olen avatud, siis Jumal ju näeb, mis olukorras ma olen. Ja selle laagri jooksul Jumal andis täpselt selle portsjoni ja veel ülekülluslikult, mida ma igatsesin ja sellise puudutuse ja sellise liikumise osasaamise, nagu ma olin igatsenud. Nii et täna ka ma lihtsalt tahan teid nii väga julgustada, et see koht, kus te olete, kui te hoolitsete sellest, mis Jumal on teile juba andnud ja olete avatud südamega, siis Jumal saab teid puudutada. Ja ma tundsin, et ma tahaksin teha ka siin lihtsalt väikse palve, kui see on okei, et võite sulgeda oma silmad. Kallis Jumal, ma tänan sind nii väga selle aja eest, mis meil on siin suvepäevadel, Jumal. Ja sina näed, kui siin on rahutuid südameid või samamoodi keegi, kellel on FOMO sinu osas, Jumal, siis ma tänan, et sina oled nii suur. Ma tänan, et sina näed igat ühte meist. Sina näed neid, kes on oma lastega kuskil, kes panevad lapsi võib-olla magama sellel ajal, kui on teenistus või mis iganes muud asjad tulevad, siis Jumal, ma tänan, et sina oled kõikvõimas ja et meie ei ole. Ja ma tänan sind selle eest. Ja ma tänan sind, et sina oled nii suur. Jumal, ma palun, et sa puudutaksid igat ühte, kes siin laagril on ja kes siin laagrialal on. Jumal, ma palun, et sinu püha vaim langeks siin paigas üle iga ühe, Jumal. Ja Jumal, ma palun ka eriliselt üle ülistustiimi. Jumal, sellel ajal, kui nemad on proovides või teevad soundchecka või üldse tiim, kogu muu tiim ka, kes tegutsevad, siis Jumal, ma tänan, et sina saad neid puudutada täpselt selles hetkes, kus nemad on. Tänu sulle, Jeesus. Tänu sulle, Jeesus, selle ohvri eest, mis sa tegid, et meie võiksime olla, Jumal, sinuga lähedased. Tänu sulle, Jeesus. Tänu sulle, Jeesus. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Aitäh. Aitäh, Maria ja teine Maria ja Kristoffer ja
nii lahe õht on see, kus me saame kuulda ja jagada neid asju, mis meie elus tegelikult toimuvad. Ja täna Valtrik ei lubanud mu jutlust pidada, vaid ütles, et ma pean rääkima lühemalt ja isiklikumalt. Sest täna on tunnistust õhtu, ei ole jutlusõhtu. Aga minu nimi on Meego, ma olen üks 3D koguduse, aga ka üks kogukondade juhtidest. Kui sa ei tea, mis seda on kogukonnad, siis me kogudus on nagu üks suur kogudus 3 linnas, Tallinn, Tartu, Pärnu. Ja nendes linnades on sellised väiksemad grupid, keda me nimetame kogukondadeks ja need kogunevad tavaliselt pühapäeviti niimoodi kodudes, me teeme veel igasugust asju ja mõnikord saame kõik kokku. Ja mina olen siis Tartus ühe niisuguse kogukonna juht, mille nimi on avatud kogukond. Ja see sobib väga hästi meie selle suvepäevadega, sellepärast, et meil on avatud uste ja avatud elu ja homme vist avatud südame teemad. Ja me võtsime selle teema või selle nime 8 aastat tagasi, kui me kogudus jaotus niimoodi kogukondadesse. Mäletan, Ronn oli selles samas kogukonnas ja siis meil oli üks mees veel, kelle nimi on Rando Kangro, mõned mäletavad teda, täna ta on Moostakoguse pastor oma abigaasega. Aga me hakkasime mõtlema, et mis see on siis see, kes me tahame olla. Ja ma mäletan, Rando ütles, et me oleme avatud kogukond. Ja sellest ajast peale tegelikult on me kogukonnast käinud läbi, ma mõtlesin, et 10 inimesi. Ja neid on päris erinevaid, ma kirjutasin endale siia ka mõned üles, et meelest ära ei läheks, et on nooremaid ja vanemaid, nagu mina, eks ole, on eestlasi ja on ukrainlasi. Mul on seal head 2 sõpra, Rostik ja Oleg, nemad on Ukrainast tulnud, ei oska eesti keelt, aga näete, leidsid selle avatud nagu kogukonna ja me koguduse ja on täna me keskel. Meil on isegi ukrainlasi või ameeriklasegi olnud ja on usklikke ja on umbusklikke. Ja me kogukonnas on üks nooremapoolne mees, ma arvan, ta on meil käinud vähemalt 10 aastat kogus, võib-olla rohkem, ta ütleb ikka veel, et ma olen täielik ateist. Kas te kujutate ette? Mees käib koguduses 10, võib-olla 12 aastat on ju, ikka ütleb, ma olen ateist. Aga vahel juhtub selline asi, et kui me palvetame, siis tema ka palvetab. Ja ükskord oli niimoodi, et tal oli seal keegi sõbrad abielus ja nendel läks mingid probleemid ja siis ta käis küsimas, et kuidas neid aidata. Ma rääkisin, kuidas aidata ja siis läkski hästi, aitas neid kuidagi, rääkis nendega. Mis sa tegid? Ma palvetasin nendega. Ma ütlesin, aga kuidas siis niimoodi? Ja siis ta ütles, et ma näen, sina teed niimoodi, et ma tegin ka. No võt selline kogukond me oleme, et on igasuguseid inimesi, aga mõned inimesed on totaalselt elu muutnud. Ja see oli vist 3 aastat tagasi, kui meil siin samas Pärnu lähedal oli võimaluste festival ja mõned võib-olla, kes olid seal, Ervin meie kogukonnast tuli üles ja rääkis sellest, kuidas ta tegelikult on olnud vanglas, väga raske eluga ja tema elu on totaalselt muudetud. Ta on kihlatud, tal on Ateenas kena kreeklanna Sprut, jõulude ajal plaanib abielluda, on seal see kogudusellu sisse elanud, annab tunnistust oma elust, tal on töökoht, tal on elu, kõik on suurepärane. Iga pühapäev saadab mulle hommikul sõnumi, ütleb Meego, ma tänan Jumalat, Meego, ma tänan 3D koguduse eest, elu on ilus, kõik on hästi. Ja kui ma kerin aastad tagasi natuke näinud, et millisest kohast ta tuleb. Jumal on väga suur ja võimas. Ma tahtsin ka veel korra Olegi ja Rostiku kohta nagu öelda, et nad on mu head sõbrad ja võib-olla te saate inglise keel natuke nendega rääkida, aga võib-olla ei ole võimalik alati, eks ole, et ei oska nii hästi nemad ja meie ka. Aga et Rostik tuli tegelikult Eestisse juba 2,5 aastat tagasi. Ja kuidas ta sattus siia meie 3D koguduse keskele, on täielik jumal. Mina ei tea, kes see oli see inimene. Aga ta läks Tartus ühte noortekeskusesse, kus me olime 2022 kevadel käinud ülestõusmispühadel mingit üritust tegemas, et nendele Ukraina pagulastele ka midagi nagu pakkuda. Ja seal see noortekeskuse juht ütles talle, et mine 3D kogudusse. Ja ta küsis, et kus ma selle leian. Ja talle öeldi, et vaata ja infot anti natukene ja siis ta tuli meie jaanipäevale ja pärast juba võimaluste festivalile ja jäigi siia. Ja eelmise aasta võimaluste festivalil ta andis oma elu Jumalale. Tuli eespalvele viimasel õhtul, andis oma elu Jumalale. Ja siis sügisel tuli Oleg Hersonist. Ta tuli koos oma emaga. Ta ema töötas Hersonis haiglas.
ja seda haiglat pommitati, nii et tegelikult seal paljud inimesed said surma, tema sõbranna, ema sõbranna sai seal koha peal surma, kes töötas haiglas. Ja tal on kuskil nagu jätkata ja siis ta teine sõbranna, kellega mina olen ka tegelenud siin Tartus natukene pagulasena, ütles, et tule siia Eestisse, et siit ikka leiad nagu koha. Ja me aitsime kuidagi selle kodu leida ja asju ja siis mina läksin külla neile ja vaatasin, et Oleg on nii hea noormees, et saab teiste noormees kokku. Ja ta õpib jätkuvalt Ukrainas online koolis. Tal ei ole tegelikult Eestis kuidagi võimalik nagu sõpru leida. Ja ta leidis kohe 3 Ukraina sõpra, meie koguduse, meie kogukonna ja ta on täna meie keskel juba mitmed korda tegelikult. Ja ta tuli tegelikult niimoodi sellise kahtleva meelega, et Jumal, kes selliseid asju lubab, et kas ta üldse olemas on. Aga täna ta on täielikult avatud sellele, et Jumal tegutseb, vaatame sellele, et on raskusi ja on igasuguseid olukordi, mis tegelikult elus on keerulised. Mõni aeg tagasi me istume oma kogukonnaga selle sama ateistist mehe kodus ja ta teeb meil alati hommikul või õhtul või mille me teeme, teeb sooja süüa teeb ja väga külaslahke tore mees. Ja siis me hakkasime rääkima sellest, et kus on see grupp inimesi, kelle keskel me tunneme ennast kõige avatunana. Ja mina olen kasvanud sellises hästi usus ja armastavas perekonnas ja minu esimene mõte on, oma perekond on ju, oma perekond. Ja siis ma kuulan, kuidas järjest terve see tuba, järjest inimesed ütlevad, see ongi see grupp. See sama kogukond, see avatud kogukond ongi see koht, kus ma tunnen, et ma kõige avatum. Ma võin tulla siia, nagu ma olen ja ma võin olla nii, nagu ma olen ja ma ei pea kandma mingit maski, ma ei pea olema keegi teine, ma ei pea püüdma näidata ennast kellegi teisena. Ja kui ma kuulasin seda, mõtlesin, et see on imelugu tegelikult, mille keskel ma elan. Et on noored inimesed, kellel võib-olla ei ole sellist tausta nagu minul, kus kõik on nagu hästi harmooniline olnud kogu aeg, vaata. Aga nad leiavad, et siin 3D kogus keskel, selles avatud kogukonnas tegelikult ma tahan olla see ja ma saan olla see, kes ma olen. Nüüd üks piibli lugu ka. Kapernauma linn. Galilea järve ääres, Iisraelis. Seal istub ühel päeval tollipunktis üks mees nimega Matteus. Ja ta teises evangeeliumis, kui lugeda, Matteuse evangeelium on Mattuse poolt kirjutatud, aga teises evangeeliumis Luukas näiteks öeldakse, et ta oli Leevi hoopis, ta oli leviit. Ja see tähendas seda, et tegelikult oleks ta võinud olla Jeruusalemmas lausa preester või templiteenistuja, ta oleks võinud Jumalat teenida. Aga ta oli teinud elus teistsuguseid valikuid. Ta oli teinud kompromisse, ta oli läinud koos tööle okupatsioonivõimudega, kes olid vallutanud tegelikult selle piirkonna, kogusid inimestelt makse ja talle tundus, et see lihtne sissetulek maksuametnikuna, koguda Roomale makse omaenda rahva hulgast, et see tegelikult tagab talle väga hea elu. Ja temast saab maksuametnik Rooma riigi jaoks. Ja see lahutas teda tegelikult tema rahvuskaaslastest, tema usukaaslastest ja ta tõugati tegelikult sisuliselt nagu ühiskonnast välja. Tema kohta öeldi igavene tölner ja see tähendas seda, et sa ei ole meie hulgas. Kus ta leidis oma sõbrad, olid tegelikult need samad Rooma võimu esindajad, teised maksukogujad, lõtvade elukommetega naisterahvad, Kreeka-Rooma kultuuri ja kultuse kummardajad ja nende seltsis ta tegelikult oli. Ja siis ühel päeval tuleb Jeesus sinna Kapernauma. Ja juhtub midagi niisugust, mida me raske on isegi ette kujutada, kogu see linn, ma olen seal Kapernaumas käinud, kes ei ole nii suur linn, et nagu Tallinn või, aga et kogu see linn tuleb kõik sinna kokku, kus Jeesus peatub selles majas. Ja siis tema ühe linna elaniku sõbrad tassivad siis selle mehega sinna, sellepärast, et ta on halvatud, ta on jalutud, ta ei suuda käia. Nad võtavad katuse lahti umbes siit, kujutavad ette siit, võetakse aknad lahti ja siis lastakse täpselt sinna, kus Jeesus on, sinna see halvatu niimoodi sellise kanderaamiga. Ja Jeesus teeb siis midagi, mis on totaalselt ehmatama panev ja Matteus paneb selle kirja, sest tema kuuleb sellest loost. Ja ma loen, mis Matteus ütleb. Matteus kirjutab. Ja nende usku nähes ütles Jeesus halvatule, ole julge poeg, sinu patud on sulle andeks antud. Ja vaata mõned kirjatundjad on sellised juudi teoloogid, eks ole. Nemad mõtlesid endamisi, et see teotab Jumalat. Jeesus teades nende mõtteid, ütles neile, mis pärast te mõtlete kurja oma südames? Kumb on kergem, kas öelda, sinu patud on andeks antud või öelda, tõuse püsti ja kõnni?
aga et te teaksite, et inimese võib-olla on meelevald patta andeks anda maa peal. Siis ta ütles halvatule, tõuse püsti, võta oma kanderaam ja mine koju. Ja too tõusis ning läks koju. Seda nähes hakkasid rahvahulgad kartma ja ülistasid Jumalat, kes annab inimesele sellise meelevalla. Ja nüüd edasi. Ja sealt edasi minnes nägi Jeesus meest Matteus nimi, tollihoone juures istuvat. Ütles talle, järgne mulle. Ja Matteus tõusis ning järgnes talle. Ja kui Jeesus istus lauas tema kodus, vaata palju tölnereid ja muid patuseid tuli ning istus koos Jeesuse ja ta jüngritega. Ma lugesin seda ühel päeval ja mõtlesin, et Matteus istub seal oma tollihoone juures. Rahvas, kes ülistab Jumalat selle halvatu tärvenemise peale, panevad kõik tema tollipunktist mööda, sellepärast, et see mees ei kuulu meie hulka. Nagu tühi koht tegelikult seal. Aga midagi on Mattuse südames toimumas. Miski ei anna talle rahu. Ja siis ta näeb seda halvatut, keda võib-olla tundis sealt linnast. Ta elas seal samas linnas, ta oli seda mees kogu aeg näinud halvatuna võib-olla. Ja ta näeb, see mees paneb rõõmuga mööda ja jookseb kodu poole oma jalgale. Ja Mattuse sees midagi nagu plahvatab, et kas see Jeesus, kes siia linna tuli, see Jeesus, kes pani kogu selle rahva rõkkama, kas see Jeesus võiks ka minu elus midagi muuta? Aga ta oli elus teinud kehvi valikuid. Ja see minevik hoidis ta kinni, ta istub seal selle tooli peal. Ja kõik lähevad mööda ja see mees paneb sealt mööda oma jalgel ja rõõmustab ja tema istub seal. Ja kujuta nüüd seda olukorda ette. Jeesus tuleb ja Jeesus peatub. Ja siis öeldakse, et ta vaatab talle otsa, ütleb, et tule ka. Ma ei tea, kuidas sa tunned ennast sellises olukorras, kus mitte keegi ei vaata sinu peale armastusega, kutsuvalt, aga Jeesus vaatab. Jeesus tuleb, peatub isiklikult sinu juures. Ütleb, et sina kuulud ka siia. Tule nagu oled. Ükskõik, mis on olnud minevikus. Tule nagu oled. Kas on tõesti võimalik? Ma ei tea, mis mõtted Matteusest käisid läbi, nagu et võib-olla tal tuli kõik see meelde, et ma olen tegelikult leviit, ma olen preestrite soost, ma oleks võinud olla Jeruusalemma templis, ma oleks võinud kõike seda teha, aga ma olen teinud valesid valikuid elus. Ma olen okupatsioonivõimudega koostöös. Ma kuulun sellesse gruppi, vaata, kes on nagu allahinnatud ühiskonnas. Ja siis ütleb, tule, sina kuulud minu hulka. Sina kuulud sinna, kes ülistavad Jumalat. Vaadake, meie elus on vahel asju, mida me ei suuda ise endale andestada. Ka minu elus on asju, mida ma oleksin tahtnud, oleksid kõik olnud teisiti. Aga Jeesuses ongi see arukordne võime, armastus, tähelepanelikkus, hoolimine, et ei vaata selle, mis on minevikus. Tuleb, sina istud täna siin oma toolil. Matteus istus seal oma toolil. Ja tuleb sinu juurde ja vaatab sulle otsa ja vaatab su südamesse ka. Ütleb, et tule nagu oled. See on avatud maailm, see on avatud Jumal. Ja korraga Matteus teeb midagi, mida inimesed nagu ei mõista, nad on šokeeritud, nad mõtlevad, et võib-olla Matteus saab ka lummatud sellest imest, mis on toimunud. Sest mis juhtub on see, et Matteus tõuseb ja läheb otse Jeesuse juurde. Ja siis ütleb, tule, lähme. Ja siis nad hakkavad koos minema. Ja midagi toimub sellel hetkel Matteuse elus. Matteusest saab 1 12 apostlist, kes lähevad kõike maailma kuulutama. Matteus on 1 4 mehest, kes paneb kirja Jeesuse eluloo. Ja kui sa võtad piibli lahti keskelt Uue Testamendi algusest, siis esimene lugu Jeesuse eluloost on Matteuse kirjutatud. Ta on ise selle kõik kirja pannud, ta on ise näinud seda, ta on ise oma elu muutust näinud selle kõige keskel. Ja see on kõige pikem ja kõige põhjalikum lugu Jeesuse elust. Ja täna me räägime Matteust ainult tänu sellele, et ta otsustas tõusta ja minna. Et ta otsustas selle kutsele vastata. Ja võib-olla vahel me ka mõtleme, et kes mina olen ja kuhu see minu elulugu paigutub ja kuhu üldse Jumal võiks nagu mind juhatada. Aga Jeesus lihtsalt tuleb ja peatub sinu juures ja ütleb, et tule nagu oled. See avatud kogukond kuulub ka sulle. Täna, kui ma lõpetan, siis nende 2 kaartidega inimesed on nagu Jeesus asemel siin. Me oleme selline avatud kogukond. Ja kui sa tunned, et Jeesus on sind kutsunud, Jeesus on sind puudutanud, siis kasuta seda võimalust. Tule minu või teiste juurde, kes seal taga on nende kaartidega ja
ja me saame rääkida sinuga, me saame sinuga palvetada, mis iganes see minevik on olnud. Mattus oli raske minevik, aga ta andis selle kõik Jumala kätte, Jumal muutis. Aga viimane asi, mida ma tahan meenutada sellest on see, et kui Mattus Jeesusega läheb kaasa, siis midagi tuleb Mattusele meelde. Ja ta mõtleb, tegelikult mul on terve hulk neid sõpru. Need samasugused tölnerid nagu mina, need naisterahvad, need Rooma võimude esindajad, mis nendest saab? Nemad ei ole kohanud Jeesust. Ja ma kujutan ette, kuidas nad lähevad Jeesusega ja Mattus ütleb, ta on alati initsiatiiviks olnud, ütleb, et Jeesus, äkki sa tuled minu juurde külla ja äkki võtad oma sõbrad ka kõik kaasa ja teeme õhtusöögi. Ja siis järgmine asi, mida me lugesime, oli see, et nad istuvad lauas ja siis sinna Mattus on kutsunud kõik oma need teised sõbrad ka. Need, kes olid välja tõugatud ühiskonnast. Need korra istuvad kõik koos Mattuse ja Jeesusega seal lauas. Ja ma ei tea, Piibel ei jutusta meile igast ühest nendest, mis nende elus sai. Aga Matteus andis nendele võimalus õppida isiklikult Jeesust tundma. Kohtuda temaga isiklikult. Ja see oli nüüd nende võimalus oma elus, et kas nad järgivad Jeesust, mis saab nendest edasi. Ja tead, sinu elus ja minu elus on samamoodi, et kui me anname ennast Jeesuse kätte, kui me läheme tema järel, siis Jumal läbi Jeesuse tuletab meile meelde ka need inimesed, kes on meile tähtsad, kes on meie ümber, olgu need perekonnalõikmed, olgu need sõbrad, olgu need töö- või koolikaaslased. Ja ta tahab, et sa kutsud nemad ka. Ja see jutt on nüüd nendele, kes on 13 juba siin 14 aastat või vähem natukene, eks ole. Et jätkuvalt me oleme need inimesed, kelle ümber on tegelikult inimesi ja nad kõik tahaksid tulla siia. Nad lihtsalt ei tea seda, et nad on oodatud. Aga Jeesus peatub igaühe juures. Jeesus tahab kasutada sind, et sa võid tulla ja öelda, tule nagu oled. Ma lõpetan, läksingi pikaks juba, näed. Juunikuus ma olin 3D festivalil Saaremaal. Ja ime asi, üks mu kolleeg, väga tuntud inimene Eesti ühiskonnas, võtab muga enne seda festivali ühendust, ütleb, et kuule, et mul on üks sugulane, et eks sul öelda midagi pakkuda. Ja ütlesin, et muidugi on, et meil on kohe festival peale ja kuule, äkki kutsud temaga? Ma ütlesin, loomulikult kutsun. Ja me sõidame Saaremaale, 2 kutti siit on ka autos, eks ole, ja terve see tee me räägime tegelikult sellest, mida Jeesus on teinud me elus. Ja kui me kohale jõudma Saaremaale, siis ta ütleb enne seda just autos, et kuule, ma tunnen ennast täiesti teistmoodi. Ma tunnen, midagi on teisiti selles maailmas. Ja siis pärast ta räägib, me astume sisse, juba kõne käib, juba kõik teenistus on, me istume taha pinki ja kõik istuvad nende särkidega, tule nagu oled. Ja ta ütleb, et ta istub sinna taha ja hakkab vaatama, kõik need inimesed istuvad, tule nagu oled. Ütleb, kuule, see peab küll midagi mulle tähendama. Tule nagu oled. Ja te teate ise, kes temaga suhtlesid läbi 3 päeva on ju. Ja kõik tema elus muutub nagu selle aja jooksul. Ta tunnistab Jeesus oma issandaks ja see on ristimine. Ja mulle öeldakse korra, et kuule, et mehist tahab ka saada ristitud. Maria saab ristitud ja mehist tuleb ka ja jookseb ja ma igaks küsin enne tünni astumist, kuule, kas sa ikka usud Jeesus on sinu pääst? 110%! Niimoodi toimub tegelikult siin koguduses see, kuidas elud muutuvad. Ja täna on Jeesus siin, peatub sinu juures, ütleb, tule nagu oled. Su elu muutub alatiseks. Tõuseme, et palvetada. Issand, me täname sind selle eest, et sa oled hea. Me täname, et sa teed elu muutusi. Ma tänan, et sa oled seda minu elus teinud. Ma tänan, et sa oled seda minu perekonna elus teinud. Ma tänan, et sa oled seda teinud selles kogukonnas ja koguduses, kuhu ma võin kuuluda. Ma tänan mehi seest ja ma palun, et sina õnnistaksid ja juhiksid tema elu jätkuvalt. Ma tänan oma Ukraina sõprade eest, Olegi ja Rostislavi eest. Ma tänan, et nad on täna siin ja issand, sa näed, nende kodumaal on väga raske olukord praegu. Kinnitan nende usku sinusse ja luba, et nende elulood võiksid tunnistada, mida sina saad teha inimesed, kes annab ennast sinu kätte. Aga täna siin on veel palju inimesi ja me kõigi juures sa peatud, nii nagu Mattuse juures. Sa vaatad me silma, sa näed me südamesse ja sa ütled, tule nagu oled. Minu elu on sulle avatud ja sa võid elada avatud elu edasi. See elu on avanemas millelegi, mida sa ei ole kunagi kujutanud ette. See elu võib kujuneda niisuguseks, mida teised imetlevad ja ütlevad, see on tõesti Jumala õnnistus. Ja issand, sa tead, kes me täna siin oleme, kes mida täna vajab. Aga julgusta meid nüüd tõusta, nii nagu Matteus, ja tulla sinu juurde. Ka läbi nende inimeste, kes nende kaelakaartidega seal tagasaali otsas on valmis sinuga vestlema, valmis sinuga palvetama ja kogema seda, et ka sinu elu võib muutuda. Tule nagu oled, ütleb Jeesus. Amen.
sinu ligiolus kõik muu saab tühiseks, sinu ligiolus vaid. Sinu ligiolus kõik muu saab väikeseks, sinu ligiolus vaid. Tule oma suuruses, tule oma väes, täida oma auga see paik. Tule oma hiilguses, et su au me näes. Issand, sind me igatseme vaid. Sind me igatseme vaid. Sinu ligiolus kõik muustab tühiseks, sinu ligiolus vaid. Sinu ligiolus kõik muustab väikeseks, sinu ligiolus vaid. Sinu ligiolus kõik muustab tühiseks, sinu ligiolus vaid. Sinu ligiolus kõik muusab väikeseks, sinu ligiolus vaid. Tule oma suuruses, tule oma väes, täida oma auga see paik. Tule oma hiilguses, et su au me näis. Issand, sind me igatseme vaid. Tule oma suuruses, tule oma väes, täida oma auga see paik. Tule oma hiilguses, et su au me näis. Issand, sind me igatseme vaid. Tule oma suuruses, tule oma suuruses, tule oma väes, täida oma auga see paik. Tule oma hiilguses, et su au me näis. Issand, sind me igatseme vaid. Issand, sind me igatseme vaid, Jeesus. Issand, sind me igatseme vaid. tänu, Jeesus, tõesti selle eest, et me saame siin koos olla ja kiita sind, Jumal. Ja ma tõesti tänan sind selle eest, et sa oled kõiki meid eraldi kutsunud oma teed mööda ja sinu jaoks pole olnud ükski müür liiga kõrge ja liiga paks ja tõesti sa oled saanud meid kätte olukordadest, kus meie oleme näinud, et enam ei ole pääsu ja et me oleme olnud lihtsalt nii mõttetud ja nii kehvad, aga et sina oled alati tulnud meile vastu ja sina oled alati meile andeks andnud, Jeesus. Ma lihtsalt tänan, et sa oled nii andestav ja tõesti, et me ei ole ju keegi väärt seda armu, mida sina oled meile andnud ja inimestena me ei olegi kunagi piisavad, aga Jeesus, tõesti läbi sinu armu me oleme piisavad ja ma lihtsalt palun, et me võiksime seda rohkem mõista ja
kuidagi tõesti kogeda, et isegi kui meie teeme vigu, siis sina armastad ja sina andestad ja sa tõesti alati kutsud enda juurde ja sinule teeb suurimat rõõmu lihtsalt see, kui me oleme sinu jalge ees ja kiidame sind ja me ei pea mitte midagi tegema, lihtsalt olema sinu ligiolus ja see on sinu jaoks piisav, et ükski meie tegu, meie töö, meie oskused, meie tulemused, see ei ole sinu jaoks mitte midagi, sest et sina oled armastuse Jumal ja sina tõesti lihtsalt, sina usud armastusse ja sa usud sellesse, et sinu jaoks on piisav see, et me lihtsalt oleme ja armastame sind ja kiidame sind. Aitäh sulle, Jumal, tõesti selle eest. Kes võiks meid hoida nagu
rahvas on siin, oleme siin. Kiitus on sulle, su pale on see, mida igatseme. Laulame kõik koos veel, su rahvas. Su rahvas on siin, see ohver on sulle, sulle ennast anname ja alistume. Su rahvas on siin, me kiitus on sulle, su pale on see, mida igatseme. Su rahvas on siin. tänu sulle, Jumal, tõesti selle õhtu eest, et me saame lihtsalt olla siin sinu ligiolus, sinu rahvana üheskoos, laulda sulle kiitust ja olla tänulik sulle kõige selle eest, mis sa oled meie eludes teinud ja mis sul on veel meie elude jaoks plaanis. Jumal, ma palun, et me oskaksime alanduda sinu ees, anda ennast täielikult sulle kõik, koos kõigega, kõik oma eluvaldkonnad, kõik. Panna maha kõik isekus ja kõik, mis takistab või segab jõudmaks sulle lähedale. Lihtsalt, et me avaksime oma südamed sulle. Sina saaksid tulla ja muuta selliselt, et me ei pea mitte kunagi tundma enam tühjust oma südames, kurbust, sest sina tahad täita selle rõõmu ja rahu ja armastusega. Lihtsalt, et palun, et me oskaksime avada oma südame sulle ja oma elu ja mõtted ja kõik lihtsalt sulle, sinu kätesse. Jeesus. Liigun lähemale sulle, hoian kinni kõigest, mida lubasid, või mind kanda läbi tule, üles äratada leegi minu sees. Olen tundmatul rajal, ma olen teel su südame poole. Näitad mulle mulle muuta. Ava minu hing ja silmad mulle, et näha ja tunda lähedalt sind. Oled mulle tõotanud, et su sõnad loovad mul südame. Sind armastada tahan, oled pimeduses juhatamas mind igas sõjas, igas tormis. Tuues rahu minu hinge heitluses, sul mul piire pole, näen kuidas see vallutab maailma. Kutsu nüüd mind, olen valmis mulle endile.
kõik, et tunda armu nii imelist, ilmuda mulle end sa. Ma tahan olla koos sinuga, sinu armastus võidab kõik, et tunda armu nii imelist, ilmuda mulle end sa. Oh Jeesus, ma tahan olla koos sinuga, sinu armastus võidab kõik. Halleluuja. Et tunda armu nii imelist, ilmuda mulle end sa. Ava minu hing ja silmad need, et näha ja tunda lähedalt sind. Oled mulle nõudanud, et su sõnad loovad mul uue südame. Ava minu hing ja silmad need, et näha ja tunda lähedalt sind. Oled mulle nõudanud, et su sõnad loovad mul uue südame. Tänu sulle, Jeesus. Amen. Vaatan, et kes tahab tulla siia midagi ütlema. Keegi? Nii. Head sõbrad, õhtu on vaikselt jõudnud lõpule ja nüüd saamegi varsti minna juba sauna mõnusi nautima, nii et kõigile saunalistele hüva leili. Ja homme 7:45 on siis siin leiva murdmine ja kell 8 hakkab juba hommikusöök ning sealt liigume edasi hommikuteenistusega. Ja jah, tuletan meelde, et öörahu hakkab kell 10, kuna siin on, või siin samal alal on ka teisi külalisi ja inimesi, kes soovivad õhtul vaikselt olla, nii et austame ka seda. Ja lihtsalt väike tagasihoidlik rõõmu-uudis, et üks inimene tegi täna päästepalve, nii et saame kõik koos rõõmustada. Ja korraks siis infoks, et kui kedagi veel alguses ei olnud, et kes homme kindlasti läheb Tartusse bussiga, et tõstke korraks veel käed, et loeme teid korra veel üle. Nii. Okei, väga hea. Jah, vähem. Aga siis on number olemas. Aga jah, ja jällegi, kui on majutuse osas veel küsimusi, et vaatate, et olete sattunud kuhugi valesse kämpingusse, siis võite Liinale lihtsalt üle küsida. Aga jah, ilusat õhtut siis kõigile.
Okei, ja see ka, et kui kellelgi on mingid meditsiinilise probleeme, siis selle eest vastutab meil Maria, kes siin ees käis ka tunnistamas, et saate siis tema juurde pöörduda. Maria musta särgiga siis, jah.